no tšau, tšau. ilusat neljapäeva. Oota, mul on siin see aken ees. Saage seda eest ära. Oota. No ühesõnaga, ma eeldan, et sina näed mind Instas, on ju? Mina Mina ennast näen sind Instas, Facebookis ja Zoomis korraga ajame. ja me teeme täna jälle midagi väga põnevat. Selleks lähme mitmes kanalis korraga mitme ekraaniga laivi, lootes, et nii me jõuame palju rohkemateni ja saame teid kõiki puudutada. Tere Instagrami, tšau ja tšau ka Facebooki. Tänaseks teemaks on eneseväljendus ja minuga koos on täna tulnud siia armas Helena Koit, kes on väga ehe, väga armas, väga inspireeriv ja tore inimene ja kellega me täna räägime nii eneseväljendusest kui natukene ka human designist. Kui sa oled sellest kuulnud, siis võid panna meile siia jah, tean, mis see on ja võib-olla kui sa ei ole kuulnud, siis pane, et sa ei ole kuulnud. Nüüd, kui sa meid kuuled hästi, siis sa võid meile märku anda. Meie proovime võimalikult hästi seda siin eetrisse saada. Ja küsimused on samuti oodatud, ma loodan, et me saame ka nendeni jõuda. Aga miks me eneseväljendusest räägime? Sellepärast, et me väljendame ennast iga päev, kogu aeg. Ja tahad sa või ei, siis tegelikult kui sa ei ole iseendaga kontaktis, siis on sul seda väga raske teha. Ja see on see kogemus, mis on ka minul olnud ja ma olen läbi selle väga palju õppinud ja olen nüüd sellel teekonnal, et tahan järjest rohkem inimesi toetada selles osas, et nad jõuaksid rohkem iseendani, et nad julgeksid ennast ehedalt, mõnusalt, voolavalt väljendada ja seeläbi täiega elada. Ma tahaks siia algusesse tuua ühe loo. Ma jabasin seda alles hiljuti, aga ma räägin sellest korra veel, et oli aeg, kui ma ujusin tegelikult basseinis ainult poolde basseini, sellepärast et ma kartsin ülepea vett. Mul puudus kogemus, mul puudusid vajalikud oskused, teadmised, praktika, mis iganes ja toetav selline seljatagune ka, sest jah, mind oli küll ujuma õpetatud, aga väga turvaliselt madalas vees nii-öelda garanteerides, et ma jään ellu ja minuga läheb kõik hästi. Aga nii ma siis ujusin seal basseinis ka poolele maale ja siis tagasi ja poolele maale ja tagasi ja vaatasin siis kõrvalt neid, kes võtsid ikkagi täispikkuseid ja hüppasid julgelt vette ja nautisid neid veemõnusid täiega. Kuni siis ühe hetkeni, kui ma otsustasin minna täiskasvanute ujumiskursusele ja lõpetada selle poole vinnaga ujumise ja julgesin hakata pärast seda ujuma täisbasseini otsasid üle pea vette ja sealt tagasi. Loomulikult see aukartus jäi minule veel alles, ikkagi jätkuvalt on siiani vee suhtes. Aga selle kursuse ma lõpetasin niimoodi, et ma hüppasin peakat Kalev spaas basseinis, kus on 4 meetrit sügavust minu ees. Ma ei olnud seda mitte kunagi teinud ja kui päris aus olla, siis ega ma ei ole seda ka uuesti teinud. Nii et kui sa küll õpid ka mingi oskuse ja hakkad just kogu elu kõikide mahlade ja värvidega avastama, siis võib juhtuda ikkagi see, et kui sa ei praktiseeri mingit osa sellest, seda kõige ägedamat ja kõige vingemat, neid hüppeid sinna basseini otsa, siis ega need nii lihtsalt ei taha tulla siia igapäevaellu, ja see mõte või see lugu viis mind nagu selleni mõtlema, analüüsima, et kui palju või kus ma ujun veel poolde basseini või kui palju sa teed ise seda ülekantud tähenduses, et sa nagu justkui elad poole kohaga, räägid poole suuga või mõtled poole peaga ja ei võta sellest kõigest osa, mida see elu pakub, et minu jaoks haakus see väga kuidagi selle eneseväljenduse enda julge ja eheda ja päris olemuseks olemisega. Kuidas see, Helena, see lugu sind puudutab, et kas sa oled olnud ka mõnes sellises olukorras, kus sa ei uju täisbasseini? Alustuseks ma tahaksin omalt poolt tere öelda kõigile. Siis on mul selline hästi tehniline küsimus, keegi võiks kommentaarides märku anda, et ega me ei kaja juhuslikult, sest minu jaoks on siuke nagu kajakoridor siinpool. Sisulisema poole pealt lühike vastus su küsimusele on jah,
et mul ei ole küll sellist Kalev Spa näidet, aga sellist enese tagasihoidmist või kuidagi nagu, et elad mugavalt ja turvaliselt, ma arvan, et mitte keegi ei saa öelda, et ta pole seda teinud. Ja ma arvan, et väga tihti me lõpuni välja tegelikult ei saagi teada, et mis veel on võimalik, on ju. Noh, et mis tunne tegelikult üldse on nii-öelda siis ujuda täispikkuses, et jaa, muidugi, et ma olen elus hästi palju ennast tagasi hoidnud ja ega ma täna tunnen ka, et ma ei saa veel öelda, et kuule, tead, täiel rinnal, et noh, to the max. Et aga jaa, su lugu hästi kõnetab mind ja ma olen päris kindel, et see kõnetab paljusid, kes meil ühel või teisel moel siis nüüd kas praegu on laivis või hiljem järgi kuulavad, et jaa. Ja tere tulemast loomulikult, Helena. Väike Kaja käib meil siin asja juurde, tundub, aga kui sa keerad äkki Helena endal telefoni täitsa vaikseks, näiteks, et sa ei kuulegi sealt ennast ja siis võib-olla ei tule siit seda heli Kaja nii palju sisse, et see võiks kaasa aidata. Noh, ma ei tea, loodame, et äkki nii on parem või? No ja siis, kui olulised mõtted ikkagi 2 korda kajavad, siis loodame, et need jäävad paremini meelde ja kõlama ka. Et ma loodan, et sa saad siiski osa meie vestlusest ja miks me täna siin oleme, et me tahamegi tegelikult kuidagi sellel elumere lainetes ja basseinis ja kus iganes järves või kus sa supled, siis natukene toeks olla või kuidagi avardada seda maailma, et sa julgeksid, saaksid ja tahaksid, aga selleks oleks vaja ikkagi ennast rohkem mõista, endast aru saada, ennast välja panna, eks nähtavaks tulla ja nautida seda. Miks mina sellel teekonnal olen, on see põhjus, et mina samamoodi elasin väga pikalt teiste järgi, teiste moodi, nii nagu öeldi, nagu hea oli ja ei tulnud päris nii välja, nagu mina olen ja ma isegi ei teadnud, kes see mina siis olen. Ja tänu sellele ma hakkasingi avastama seda maailma, hakkasin ennast järjest rohkem väljendama, avastama, jällegi proovima, katsetama ja nii see teekond sai alguse ja sellise hoo sisse. Ja nüüd ma olen jõudnud selleni, et ma pean hästi oluliseks inimesed ennast ikkagi julgelt, päriselt ja ehedalt väljendaksid ja oleksid iseendaga kontaktis. Meil on siin tulnud soovitusi, et kui üks räägib, peaks teisel mikker kinni olema. Kaie, palun ütle, kas see peaks olema meil kinni Instagramis või Facebookis. Meil on siin kõik väga ehe ja päris ja saladusi pole, kuidas me siin seda ülekannet teeme, aga katsetame siin. Kas Helena proovisid midagi nüüd kuskil sulgeda või mitte? Ma peaks justkui nagu mute'i peal olema, aga mulle tundub, et mul jääb kätest vajaka, kui ma pean nagu kogu aeg siin. Et ma seda Zoomi mute'i saan vajutada küll, aga mulle tundub, et kuna Instas, ma olen reaalselt Instas siia alla kinni kiilunud see, et wants to be, et noh, et sa tahab minuga laivis olla, on ju. Ehk siis ma nagu ennast Instas ei näe, mis tähendab seda, pool osad nuppe on ka nagu natuke selle mingi, noh, selle sildi alla, on ju. Et ma Zoomi mute'iga saan täiega opereerida Instas. Kahjutan käsi, et it is what it is. Ma panen ennast korraks mute'ile ja Helena, sina räägi sellest, kas eneseväljenduse teekonnal ja nii-öelda enda julgelt ja väljapanemisel on sinu jaoks olnud mingi märgiline koht või hetk, kus see sai hakata tulema ja ma panen ennast mute'ile ja vaatame, kuidas see siis kostab. See on praegu natuke nagu selline hetk, et on siuke lapsed lasteaias peavad luuletust lugema ja siis nagu üks lükatakse niimoodi, et nüüd sinu kord, davai, hakka lugema, hakka rääkima, onju. Noh, julgelt enda väljapanemine, ma ei tea, kas ma seda kuidagi teadlikult üldse teinud olen. Et kogu see minu selline teekond on olnud see, et ma olen lihtsalt mingites hetkedes tundnud, et ma tahan või et ma pean või et mul on mingisugune sisemine impulss, et ma tahan midagi jagada, on ju. Ja siis ma olen lihtsalt neid killukesi jaganud. Ma kusjuures eile õhtul mõtlesin selle peale, et see on hästi põnev.
et ma vanasti kunagi tegin nii, et ma nagu jagasin midagi ja siis ma nagu teatud mõttes lootsin, et ega äkki keegi ei näe. Noh, et ma justkui nagu, no saad aru, kui jabur on ju, ja ma tean, et see on tegelikult selline hästi trendikas asi, et ma olen seda nii palju kuulnud ka, et a la teen mingisuguse event'i on ju. Noh, et ma nüüd teen, tere tulemast ja see on sihuke nagu taustal on lootus, et aga äkki keegi ei tule ja äkki keegi ei näe, on ju, sest et jumal, noh, mis siis saab, kui on ju mina olen seda palju teinud, et noh, täna ma arvan, et enamus, kes meil siin laivis ka on, teavad ja oskavad mind kuidagi human disainiga seostada. Et noh, taustaloona ma võin öelda, et siis, kui ma HD-d jagama hakkasin, siis ma hakkasin seda tegema ennekõike sellepärast, et mul endal oli sellest hästi palju kasu ja ma tahtsin, et teised saaksid ka teada. Aga mul kodukal väga pikka aega, ma arvasin, et sellest saab selliseks väikeseks blogiks, kust kümmekond inimest võib-olla midagi loevad, on ju. Et mul ei olnud enda kohta seal nagu mitte mingit infot väga pikka aega. Et ma tegelikult olen hästi pikalt varasemalt toimetanud niimoodi, et ma olen nagu midagi kuidagi loonud või jaganud, on ju, aga ma olen üritanud ennast sealt kuidagi nagu distantseerida. Et minu jaoks on see olnud mõnevõrra sihuke nagu loomulik teekond väikeste ebamugavuste ja kasvukohtadega, eks. Et ma teadlikult ei ole vist kunagi niimoodi otsustanud, et nüüd ma lähen ja ma panen ennast kuidagi välja, on ju. Et on olnud palju selliseid hetki, kus ma olen nagu tundnud, et noh, mul on tehtud kas mingi ettepanek või mingi kutse, on ju, ja siis ma olen nagu täiega tundnud seda siukest, et noh, et mingi osa on sihuke, et jaa, täiega tahan ja siis tunned, et aga noh, ma ei tea, mis nüüd saab, et sihuke kontrollimatus ja värki on ju, et neid eneseületuse kohtasid on olnud küll päris palju. Et jaa, keegi teine võiks seda luuletust hakata ette kandma. Ma võin ka sellest mute'ile panna. Aga tegelikult minu meelest on hästi lahe see, mida sa teed. Ja ma saan tegelikult aru, et sa oled nüüd ette võtmas ka ühte sihukest pikemat, ägedamat teekonda. Ma ei tea, kui palju sa seda oled jaganud. Ma kindlasti nagu mingites ringkondades oled, mul on ka vahepeal täiesti sihuke tunne, et ma olen kõigest juba rääkinud ja siis mul tuleb meelde, et ma olen kõigest juba rääkinud mingi umbes 10 inimesele Zoomis, on ju. Et räägi võib-olla natuke ka sellest enda sellisest taustaloost, et sina ja kujunemisaastad, et kustkohast sa tuled, et tavaliselt ikkagi see, millega me hakkame maailma panustama, on ühel või teisel moel ikkagi omaenda mingisugune selline jõnksuvalu kasvu arengu koht olnud, et ma siis nüüd teen ka seda, et ma panen ka mute'ile. Sinu kord. Ja see on tegelikult täitsa õige. Ma tundsin ennast vägagi selles ära, kui sa jagasid, et paned mingi asja välja ja siis mõtled, et äkki ikka keegi näeb, ma tegin seda nüüd ära, et noh, jess, on ju, ma olen hullult julge ja tubli, aga peast keegi ei näe, on ju. Et siis justkui annad nagu ühe käe annad ja teist ei anna, on ju, kuigi oleks nagu kaks vaja selleks, et tantsima koos minna. Et on seda mul ka olnud, seda on järjest vähemaks jäänud. Ja see energia on mega-mega oluline, eks, et millega asju välja panna ja välja tulla. Ma küsin väga tihti inimestelt, kellega ma siis suhtlen või mõne koolituse või teekonna raames koos olen, et hästi oluline küsimus on, et kas sa tahad olla nähtav või sa tahad olla nähtamatu. Et mis on ühe poole plussid ja teise poole plussid ja mis need miinused on. Nii et kui sa oled nähtamatu, siis noh, keegi ei näegi sind ja sa ise ka ei näe ennast. Ja vot see on olnud see keeruline koht tegelikult paljude jaoks. Ja kui sellele natukene otsa vaadata, siis ega see küsimus tuli mulle ka lauale. Ja kui ma otsustasin, et ma tahan olla nähtav, sellepärast et kui ma oleksin juba rahul selle eluga, mis mul on või selle inimesena, kes mul on, siis oleks see väga hästi ju. Aga kui ei ole, siis tegelikult tuleb midagi muuta. Ja ma hakkasin vähehaaval ikkagi ennast välja panema, nii et ebamugavatesse olukordadesse, ebamugavatesse hetkedesse, julgetesse sõnaavaldustesse, isegi kui ma väga kindel ei olnud selles, et kas ma peaksin seda välja ütlema või mitte. Ja nii ta läks.
et nüüd ma olen jõudnud jah selleni, et ma juhendan ja toetan inimesi sel teekonnal, sellepärast et ma tean, kus nad on tulema hakanud või kuhu nad on jõudnud ja sealt edasi minna on koos palju lihtsam ja kõige-kõige aluseks on muidugi see eneseväärtustamine, enesearmastus, et ilma selleta ei saa tegelikult mitte ühtegi teekonda käia ega siin elus toimetada. Ja, ja sellepärast ei teki ka ei kliente, ei võimalusi, ei mingeid tegelikult kogemusi, kui sa ei tunne ennast enda kehas hästi, enda mõtetes hästi ja ei julge ennast välja panna. Ma tahaks selle keha teema hästi tugevalt siia kontaktina sisse tuua, et keha ja meele koostöö ja see, et sa oled kehas kohal, aitab sul tegelikult julgelt ka pilti tulla kogu oma kehaga. Et milline sinu suhe, Helena, on kehaga ja keha väljapanemisega? See vist, mul on nii palju musta huumorit praegu. Täpsusta mulle seda keha väljapanemise küsimust. Ma rohkem vist panen ikka seda mingit, ma ei tea, tarkust tööalaselt vähemalt välja. Ja ma mõtlengi seda, et kui sa oled väljas iseendana, siis kui palju sa tegelikult oled kohal enda kehas ja tuled tegelikult kogu selle kompotiga välja versus siis ainult see siit, millega me õudselt tahame toimetada ainult. Ma ei tea, palju mind siin nüüd näha on ju, palju sind nalja on pandud. No selles mõttes, kui ma ikka teen seda, mida ma teen, siis mul on see sihuke flow seisund ja siis mul kaob ära see sihuke objektiivne kõrvalvaatleja on ju. Et see tüüp, kes mingeid hinnanguid annab ja küsib ka, et kuidas sa ikka välja paistad ja mida teised arvavad, on ju, et siis on see lihtsalt sihuke flow. Ja mulle tegelikult täiega meeldib see, mida ma teen. Nüüd, minu lugu on selles mõttes mõnevõrra teistsugune, et mina olen olnud ka seesama puht juba välimuse poolest väiksest peale teistsugune, on ju, et ma ei näe välja nagu selline tavaline eestlane ja täna ka nagu väga paljud on nagu üllatunud, et sa räägid nii puhtalt eesti keelt või? Et see sihuke erinev teistmoodi olemine on olnud nagu my thing väikesest peale, eks. Ja minu jaoks tähelepanu ei olnud üldse tore asi, kui me räägime lasteaiast, algkoolist, keskkoolist. Et minu jaoks pigem tähelepanu võrdus karistus, koolikiusamine, kõik muud asjad, mida pigem on mõistlik vältida. Et mina, ma arvan, et ikka väga pikka aega väga palju pingutasin selle nimel, et olla vähem nähtav või olla kuidagi tavalisem. Et mitte silma jääda ja mitte silma jääda nagu mitte millegi poolest, et mitte olla nagu liiga tark ega liiga tubli, on ju, liiga aktiivne, et kuidagi nagu dim the light, et sobituda rohkem siuksesse nagu keskkonda, et mul endal oleks turvalisem ja vot sealt see teekond on olnud ikka nagu väga suur areng, sealt nagu tulla kuidagi rohkem iseendaks ja jääda endaks sõltumata sellest, mis keskkonnas sa oled, et see on olnud ikka üks sihuke nagu it has been a journey ja ega ma ei ole kohal ka sellega. Kehaga on nii, et suhe kehaga minu jaoks on ülioluline. Et üks asi on see, et õppida armastama ja näha endas ilu sellisena, nagu ma olen, on olnud täiega thing. Et minu minapilt, kui me räägime fast rewind, pubeka ikka on ju, et ega minu minapilt ei ole olnud kuigi tõstev, tunnustav, innustav, on ju. Et iseennast ilusana olen ma nagu tundnud või näinud ikkagi alles, ma arvan, et võib-olla mingi 7 aastat on ju. Et ma ikkagi kunagi väga-väga palju võrdlesin ennast teistega ja mingite normide ja standarditega ikkagi nagu selles võtmes, et ma ei ole piisav või et ma olen teistsugune, on ju. Ja selles mõttes ma ikkagi kasvasin üles keskkonnas, kus blondid, sinisilmsed tütarlapsed olid, siis ja on ju, eks. Ja ma arvan, et kõik, kellel on pilt ees, siis saavad aru, et ma ei ole selline. Et mida ma olen keha puhul täheldanud, on see, et alles siis, kui ma tunnen ennast päriselt oma kehas hästi, siis ma tegelikult saan olla päriselt kohal ja ma saan teha seda oma värki, oma magicut. Teine asi on see, et see on nii naljakas, et me kehale muidu nagu väga palju tähelepanu ei pööra, kuni keha hakkab nagu kõvasti häält tegema, ehk siis jääb haigeks. Ja siis me pöörame sellele kohe väga palju tähelepanu.
et mina olen nagu sellest väga hästi aru saanud, et kui mu kehal ei ole hea olla, siis mis mind üldse kannab. Et keha on tegelikult see, mis mind kannab ja mida paremini on kehal, seda paremini on minul ka mis tahes muudes valdkondades, et ma saan päriselt teha seda, mida ma teen. Et keha eest hoolitsemine on oluline. Ma püüan seda teha regulaarselt ja püüan seda teha üha paremini, noh, päris maailmas, et me kõik teame, kuidas sellega on ju. Et selles osas mingi sihuke tervisenõustaja ma päris kindlasti ei ole, et ma vahepeal ise ka, noh, on lihtsalt päris elu, eks. Et on unetunde on vähe ja mõned päevad trenni ei jõua, liikuda ei jõua nii palju, kui tahaks. Noh, toiduga on ka teinekord nii nagu on, eks, aga jaa. Sellega ma olen täiesti nõus, sa tõid ka selle enesearmastuse sisse, et tegelikult tänapäeva maailmas mul on väga hea meel, et asjad on muutumas. Aga sellegipoolest, et kuidagi nagu päriselt ehedalt iseendana maskidega on lihtne. Noh, nii-öelda panin endale selle kostüümi selga ja siis ma lähen, on ju, ja siis on see sihuke filter on vahel. Aga et päriselt iseendana kuidagi nagu lavale astuda, et see on haavatavus. See nõuab tohutult palju julgust. Ja sellegipoolest me elame endiselt maailmas, kus unikaalset individuaalset ilu väga tihti ei osata hinnata. Et ikkagi on nagu normid ja standardid, on ju, ja tihtipeale inimesed kipuvad kartma seda, mis kuidagi loksutab nende normaalsust. Ja noh, mida me kardame, siis me teame, mis sellega tehakse, on ju. Et me oleme näinud ju kollektiivselt väga palju sellist nagu tühistamist ja hukkamõistu igasuguseid muid asju. Ja enamus meist ei taha seda väga vabatahtlikult, et siit ma tulen, süüdake lõke, on ju. Et sa pead ikkagi olema maandatud ennast armastavasse kohta, et toime tulla kõige sellega, mis nähtavaks olemisega kaasas käib. Et noh, minu enda jaoks on olnud, mina olen väga palju pihta saanud kriitikaga ja noh, ega selles mõttes täna ka, et see, mida ma teen ja kuidas ma seda teen, ei ole kõigile, ei kõneta kõiki, on ju, ja selles suhtes ma olengi nagu öelnud, et noh, avatus on ju, et kui kõnetab, siis tere tulemast, ei kõneta, siis noh, see pole sinu jaoks, see lihtsalt nii ongi, on ju. Et küll mulle meeldiks, kui me jõuaksime sellesse maailma, kus igaüks saaks olla just selline, nagu ta on ja me lõpetaksime nii-öelda erinevate lillede võrdlemise ja ma olen hästi palju seda lilleosa näidet toonud, et looduses on kõigel oma koht. Loodus ei ütle, et kuule, et noh, ma ei tea, meil siin see aasta, ma ei tea, karikakrab moes, et hukatagu kõik tulbid on ju või põletame Hollandi üldse maha. Et küll oleks hea, kui me inimestena jõuaksime ka samasse kohta, et isegi siis, kui miski ei ole minu maitse või ei ole minule meeltmööda või ei haaku mingisuguse minu uskumussüsteemi millegiga, on ju, ja ma lihtsalt liigun edasi, ma ei trambi seda ära, ma ei loobi sinna kive, on ju, et okei, pole minu jaoks, ei ole, mulle ei meeldi, ma lihtsalt kõnnin edasi, on ju. Et, et mul on hea, mul on mingeid helesiniseid unistusi ilusamast, paremast maailmast ja kõik algab iseendast. Ja kui sa korra tõid sisse selle, et kriitika on sind väga palju takistanud, siis mis sinu arvates ongi kõige suuremad need takistused eneseväljenduse teel, et on eks kriitika, selline perfektsusihalus, varasemad kehvad kogemused, uskumused, mis veel? Kindlasti imposter syndroom, noh, see sissetungija sündroom on ju, see tunne, me peaksime kõik olema täiesti täiuslikud ja kõike hullult hästi teadma, enne kui me hakkame seda tegema. Et paratamatult, ma arvan, me kõik teame, et selles, milles me täna täiega head oleme, kunagi me olime täiega kobad. Et noh, paradoksaalselt kõik, kellel on lapsed, teavad, et me täna nagu kõnnime, me ei mõtle selle peale, kuidas me kõnnime, on ju. Kui me vaatame väikeseid lapsi, siis noh, nad ei oska kõndida, nad alles õpivad ja ikkagi hullult palju kukuvad, on ju. Ja väikestele lastele me ei ütle, et kuule, tead, ma siin lugesin kokku, et sa oled mingi 10 korda nüüd kukkunud, et tead, jääme käputamise juurde, et võib-olla see kõndimine ei ole sinu teema. Et ometigi täiskasvanutena ja mingites muudes valdkondades on nii, et noh, et on nagu mingisugune kollektiivne eeldus või uskumus, et nii kui sa proovid midagi uut, et sa peaksid kohe sellest täiega hea olema, õnnestuma, noh, mulle väga meeldib, et seda tuuakse üha rohkem sisse, on ju, et kogemus õpetab. Et see kindlasti on see sihuke sisemine ebaadekvaatsus või kas ma ikka tean või oskan piisavalt. Kindlasti võrdlemine teistega. Et see on üks asi, mida ma HD võtmes olen hästi palju, noh,
kogu see põhimõte seal ongi ju, et noh, tea, tunne ennast, on ju, teadvust oma unikaalsust, erilisust, ela iseendana, rikasta maailma just selle iluga, mis on sulle loomulik. Et võrdlemine, meid on väiksest peale õpetatud võrdlema. Et noh, tegelikult sama lugu on ju, et noh, nii kui me Peepsu saame sünnitusmajas kätte, davai, võrdleme keskmisega, mõõdame, kaalume, on ju. Ja noh, siis kui peres on mingisuguseid teisi lapsi, hakkame võrdlema kohe, et noh, kui suured nemad olid sündides, kuidas nemad arenevad, kuidas nad kasvavad, mingisugune keskmine ja nii edasi, nii edasi. No ja siis me lähme lasteaeda, siis me läheme kooli ja siis hakatakse meid võrdlema ka nendes valdkondades, kus tegelikult meid ei ole võimalik adekvaatselt võrrelda. Et noh, kuidas sa nagu ütled, et keegi joonistab ilusamini kui keegi teine või et keegi laulab kuidagi nagu õigemini, on ju. Ja siis me õpime iseennast võrdlema ja siis me võrdleme ennast teiste inimestega ja igasuguste sotsiaalsete ajas muutuvate normide ja standarditega ja siis me loome iseendale veel mingisuguse kujutluse sellest, milline ma peaksin olema. Me hakkame ennast kogu aeg sellega võrdlema ja siis ongi, et aga kes siis elab? Noh, et kes päriselt elab, kui sa kogu aeg võrdled ja su nina on nii-öelda kogu aeg naabri lillepeenras, kes siis sinu lillepeenra eest hoolt kannab. Ja nüüd selleks, et tänapäeva tohutult lärmakas maailmas, kus ikkagi see selline võrdlemine on minu meelest läbiv trend, on ju, ja see on nagu nii alateadlik, et me isegi ei märka, et me seda teeme. Et kuidas seal hoida seda fookust ja püsida nii keskmes, et sõltumata sellest, mida teised minust arvavad ja mis on mingisugune trend või norm välises maailmas, et ma jään iseendaks. Et selleks on vaja väga palju enesearmastust, väga palju sellist aktsepteerimist, et see on see, kuidas mina olen seda nagu näinud, et kindlasti kriitika hukkamist. Et mida rohkem me sõltume välisest heakskiidust, seda rohkem oleme me tundlikud välise kriitika hukkamõistu suhtes ka, on ju, et see nüüd on see keskne teema. Et mis veel? Nojah, kes olen mina? Ega see enesepisendamine on ju, et seesama lugu, et kuidagi, et see selline suur või silmapaistev elu on mingisuguste priviligeeritud inimeste pärusmaa, et kes olen mina. Ja sama lugu on see, et tegelikult see, millega me kõige rohkem siia maailma panustada saame, on see, mis tuleb meil kõige loomulikumalt välja. Ja ometigi me elame ühiskonnas, noh, või siis üleüldse maailmas, kus kuidagimoodi öeldakse, et sa oled väärtuslik, kui sa teed kuidagi hästi palju või panustad hästi palju või pingutad hästi palju või et noh, et kuidagi ikkagi peab olema nagu kuidagi raske ja palju peab tegema, on ju. Et meil on tihti raske, keeruline märgata ja hinnata seda, mis meil hästi loomulikult välja tuleb. Ja siis me pigem mitte ei jaga seda enda loomulikku olekut, seisundit, seda oma päris magic ut, vaid pingutame, rassime, pöörame liialt palju tähelepanu sellele vormile ja struktuurile, et oleks mingi toode ja oleks mingi teenus ja siis me pakendame nii kangesti, kuni sisu kaob ära. Et ma arvan, et siin on veel väga palju tahkusid, aga valdavalt ikkagi see selline, et kes olen mina, noh, otse loomulikult lapsepõlve on ju kujunemise aastad. Et ma olen täna nagu väga palju seda meelt, et tegelikult meie pubekaiga mängib isegi kohati vähemalt sama palju rolli kui lapsepõlv. Et tegelikult meie minapilt on ju kujunenud sellises teismeeas ja tihtipeale meie, noh, enamjaolt ikkagi tänapäeval veel meie minapilt on kujunenud autoriteetsete täiskasvanute tagasisidel. Ja nüüd autoriteetsete täiskasvanute nägemus meist ei pruugi ju absoluutselt tõde ega tegelikkus olla. Et mis tähendab seda, et kogu meie minapilt, noh see, milles mina arvan, et ma olen hea või milles ma arvan, et ma ei ole üldse hea, et oota, aga kui see tegelikult ei vasta üldse tõele, nagu kogu sihuke püramiid kukub kokku, on ju. Et jaa, ma arvan, et seal on väga palju erinevaid tahke ja aspekte, aga laias laastus ja otse loomulikult hirm eksida. Koolis, mäletate, mis siis sai? Kõik mäletavad, mis siis sai, kui sa ei vastanud õigesti. Ma arvan, et see on meid mõjutanud nagu kõiki nii palju rohkem, kui me arvatagi oskame. See, et ma pean ütlema asju õigesti, et on olemas õige ja vale viis asju teha, muuhulgas ennast väljendada. Et seesama hirm eksida ja hirm saada siis karistada või näida rumalana. Ma tean, et mind on see ka täiega mõjutanud. Et hirm olla rumal või välja paista rumalana. Et kui palju mulle nagu öeldud seda ka minevikus, et kuule, et sa paistad targem välja, kui sa ei räägi.
ja siis vastupidi, on ju. Et kindlasti mineviku kogemused ja asjad mõjutavad ka. no mis siis saab, kui see minevik on nüüd selgeks tehtud, et jah, sealt tuli ja kuidas sa seda muutma hakkad siis, et kust sa alustad? Nojah, vaata, see nüüd on hea küsimus, on ju, et kui minevikuga on rahu tehtud, aga sa ei ole just enam, ma ei tea, võib-olla 12, vaid äkki mingi 30 või 40, siis küsimus ei ole enam ainult mineviku traumades, vaid igasugustes käitumismustrites, olemise viisides, mis on nagu väga ära õpitud ja juba nagu muutunud loomulikuks. Ehk siis see tähendab tegelikult väga palju ka sellist ümberõppimist ja mingitest sisemistest uskumustest, struktuuridest, olemise käitumisviisidest lahti laskmist. Et okei, ma sain aru, milles on asi, ma sain aru, noh, mis mind kuidagi nagu mõjutas, on ju, aga mis nüüd edasi, et kui ma vanaviisi on nii-öelda ära võetud, et kuidas ma siis üldse uutmoodi toimetan, on ju. Et siin on vaja alustuseks avatust ja tahet ja seda julgust proovida teisiti. Ja me teame ju, et mugavad ja tuttavad kannatused on alati turvalisemad kui tundmatu mis iganes, on ju. Et see on see, miks HD on tegelikult tööriistana mind hästi kõnetanud. Et ma nagu hästi palju tundnud seda, et igasuguseid väga hästi toimivaid tehnikaid, tööriistasid on selleks, et teha rahu minevikuga, noh, tuua midagi nähtavaks, on ju, midagi tervendada. Et noh, seda siis nii teaduslikuma poole pealt kui ka siis sellisest holistilisemast vaatest on ju, noh, ma ei tea, alternatiiv, mul on nii keeruline alati öelda alternatiivne, sest alternatiivne oli enne teaduslikku, eks ju. Et HD kuidagi jäi minuga 2015. aastast just seetõttu, et ma nägin seal seda sihukest praktilist väljundit, et millele toetuda siis, kui sa lähed tundmatusse. Et kuidas nii-öelda nagu õppida toetuma iseendale elulistel ristmikutel, mitte sellele, mida mulle on kunagi õpetatud või mida teised teevad. Et noh, me oleme ikkagi õppinud läbi mudeldamise, et paratamatult kõik see, mida me täna peaga teame, on see, mida meile on kunagi kõige rohkem korrutatud. Eeskätt siis, kui meie aju oli nagu eriti avatud ja vastuvõtlik kõigele, on ju. Et see iseenda ümberõpetamine, teistmoodi proovimine, et see ei ole lihtne, ehk siis küsimus ei olegi mitte ainult traumadega tegelemises, vaid sa pead looma ka reaalse päris muutuse oma päriselus, noh, täna nii-öelda siin ja praegu ja soovitatavalt väikeste sammudega, sest et muidu lihtsalt, noh, kui sa kõik ära lõhud, siis noh, midagi kusagil peab ka kandma, on ju, et ümberõppimine, iseenda ümber õpetamine, iseenda tundma õppimine, et see on minu jaoks olnud hästi-hästi-hästi oluline koht. Ja üleüldse, mis puudutab minevikutraumasid, siis see on niisugune nagu lõputu mandariini koorimine. Noh, et mulle tundub, ma olen selle teemaga täiega ära tegelenud, on ju. Ja siis koorid seal kihi pealt ära, vaatad järgmine koor, on ju. Ma jagasin mingisugust seda meemi ka mingi hetk kuskil story's, et muudkui koorid ja siis tuleb uus koor, on ju. Ja siis on niisugune, et oh, I m done with that, on ju. Noh, ma arvan, et kõik, kes on nagu mingite suguvõsa mustrite teemadega tegelenud, teavad täpselt, et oh, I am so done with that. Ja siis lähme aga korra nüüd sügavamale veel sellega, et jah. Ja kui sa seal minevikus ei kaeva, siis kuidas sa selle oleviku võtad ja HD ehk human design'i abil siis enda olemist, igapäevaelu ja ehedat eneseväljendust toetada saaksid? Alustuseks ma olen täna seda meelt ja seda räägib siis nüüd inimene, kes on minevikus kaevanud ja iseendaga tegelenud vist suhteliselt, ma ei tea, nii kaua, kui ma ennast mäletan, on ju. Et noh, mul ei ole nii, et eneseareng kuidagi leidis minu mingid aastad tagasi, et mul oli vaja endast aru saada juba siis, kui ma olin niisugune päris pisike. Ja noh, ma läksin peale keskkooli psühholoogiat õppima, et noh, come on. Et minevikus kaevamisega on mul täna, mina olen isiklikult seda meelt, et nii vähe, kui on võimalik ja täpselt nii palju kui vaja. Et kui meie pilk on kogu aeg minevikus, minevik oli juba ära, et meil on vaja lihtsalt minevikuga meil on vaja sellist elutervet aktsepteerivat jah-sidet minevikuga ja siis selle mineviku vundamendi peale hakata nii-öelda nagu noh, üles ehitama midagi. Et nii kui me oleme oma tähelepanuga minevikus, siis me toidame tegelikult kogu aeg seda, mis on juba ära olnud. Me ei kasuta ka seda ressurssi, noh, mõlemat pidi, on ju, on see siis nagu traumaside või kahetsus või mis iganes, et minevik oli ära.
minevikuga tuleb teha rahu selleks, et liikuda edasi ja tegelikult mineviku kogemus, mineviku tarkus on vundament. Et jah, noh, alatasa tuleb sinna vaadata, tuleb teada, kust sa tuled, et see on oluline, noh, nii isiklikus võtmes kui siis ka suuremalt. Aga ja noh, ja kui me oleme kogu aeg tulevikus, on ju, teate küll, kõik fantaasiad, unistused, et elul on tendents aidata neid, kes aitavad ennast, ehk siis kui sa tegelikult ka mingisuguseid reaalseid samme selle soovitud tuleviku suunas ei tee täna, siis suure tõenäosusega võid sa aasta pärast ikka olla samas kohas, on võib-olla noh, sutsu teistsugused unistused, on ju, aga et see siin ja praegu, HD siin ja praegu on see, et okei, sa oled kuidagimoodi jõudnud tänasesse kohta. Oletame, et HD kõnetab ja ma olen nagu täiega öelnud, et ma ei ole sihuke mingi usukuulutaja, et see on lihtsalt üks tööriist. Et vaata, kes kõnetab, vaata, mis seal sinu jaoks on ju, et sealt on võimalik tuletada väga palju väga lihtsaid väikeseid praktilisi nippe. Noh, mina olengi seda jaganud ju hästi lihtsustatud kujul, eks ju. Selles mõttes, et see, mida ma hakkasin ka siin Eestis minu Human Designi lehel tegema, oli see, et tugevalt lihtsustasin seda ja lisasin sinna selle hästi praktilise faktori, on ju, et noh, mida sa sellega saad oma argielus teha. Et sealt on võimalik tuletada väikseid lihtsaid nippe, mida sa saad testida omaenda elus igapäevaselt ilma niimoodi, et sa pead kuskil ära kolima, ma ei tea, töölt ära tulema, midagi hullult radikaalselt lõhkumata. Et kasvõi sihuke lihtne näide on strateegia autoriteet, HD sihuke A ja O on ju, et tee elus enda suhtes õigeid, ausaid, parimaid valikuid on ju, ehk siis kuula oma keha, kui sa jõuad elulisele ristmikule, mitte ära ole oma selles spiraalis kinni on ju, või ära jookse lihtsalt kaasa sellega, kuhu kõik teised lähevad. Et tavaliselt on see, et needsamad suured klišeed on ju, usalda ennast ja püsi keskmes ja käi oma teed. Me kõik oleme kuulnud neid, aga mingi osa meist on taustal alati sihuke, et aga kuidas? Sihuke lihtne näide on see, et ela oma südamega. Okei. Et aga kuidas on ju? Püsi keskmes. Et kuidas? Et minu jaoks HD-st sai päris palju neid nippe, kuidas. Ehk siis kasvõi seesama asi, et mida lihtne näide on ju, et sakraalsed tüübid, et see plõksuvärk. See plõksuvärk on meid saatnud tegelikult läbi elu, lihtsalt mina olen kogu aeg neid plõkse üle kirjutanud oma mõistusega, et õige valik ja ratsionaalne valik ja see tundub nii hea plaan ja kõik teised teevad, on ju, ja nii edasi, nii edasi. Ja kannatuste rada on ju. Ja selles mõttes, et kui ma keringi nagu minevikus tagasi, siis ma näen, et siuksed kõige suuremad ressursside raiskamised ja kannatuste loomise kohad on olnud need, kus ma olen peaga teinud siukse nagu loogilise või ratsionaalse valiku, on ju. Et tegelikult on nagu kogu keha ütleb, et nagu ei, nagu jumal ei, nagu ma ei ole nõus siit kaljuservalt alla hüppama. Mõistus on siuke, vaata kui tore seiklus saab olema. Näe, kõik teised hüppasid ka, let's do it. Et kuidas toetuda iseendale, kuulata oma keha ja tegelikult seal on täpselt see, et kui sa paar korda proovid ja sul hakkab tekkima see enda kogemus, sa hakkad nägema, et see toimib, et see on seesama avatus, on ju, et ära pimesi usu. Ma olen täiega seda meelt, et mitte kedagi pimesi ei tohiks uskuda, et see sihuke objektiivne subjektiivsus on erakordselt eluterve. Aga avatus on ka, avatus on oluline, et kui me oleme hästi jäigalt omaenda sisemises siukses vanglas on ju, siis see ongi vangla, et on õige, on vale ja me tegelikult ei näe ju maailma nii, nagu ta on. Me ju näeme maailma ikkagi läbi oma prillide ja traumade ja kogemuste ja kõige muu on ju, et avatus, et okei, ma arvan, et on nii ja mis veel on võimalik, aga äkki kuidagi teistmoodi veel on ju. Et väiksed lihtsad nipid, saa aru, millega keskkond mõjutab sind, kus oled sina haavatav, kus tasub kasvatada teadlikkust, kus on tegelikult muuhulgas peidus ka ühed suurimad kingitused on ju, ehk siis nii-öelda avatus HD võtmes, eks ju, defineerimata keskused, kõik muu ja me sinna terminoloogiasse võib-olla praegu hullult ei lähegi, aga sisuliselt tea, et läbi mille sa tajud keskkonda, läbi mille lood sa keskkonnaga ühenduse, kus on sul muide võimalik muuhulgas õppida ka kõige suuremat, sügavamat tarkust, kui sa just seal ebapiisavusse kinni ei jää. Tea, millega sina mõjutad maailma, mis sa endaga kaasa tood, mis sinu jaoks on kõige loomulikumad kvaliteedid. Muuhulgas tea ka, et oma täidetuses kipud sa ennast pisendama, sest et tavaliselt ühel või teisel moel on seal kõik need liigad, on ju.
ja noh, kunagi me kõik oleme pidanud muganduma, kohanduma, et me poleks tegelikult oma päritolu peres ega lasteaias, koolis ellu jäänud, kui me poleks sobitunud, kohandunud, mugandunud. Lihtsalt siis, kui me suureks saame, siis on aeg luua mingid muutused, et olla rohkem ise, teha teisiti. Et väiksed lihtsalt praktilised nipid. Ma olen täiega innustunud, et õppige, vaadake iseseisvalt üle ja rakendage, et lihtsalt proovida. Noh, kas kuidagi sobib, mulle ei sobi, on ju. kas sa oskad kuidagi välja tuua selle HD kontekstis nende erinevate energiatüüpide mingid ühed nüansid siis igaühe kohta, mida või kuidas ennast paremini siis või julgemini väljendada või mis on see, mida nad peaksid siis väljendama või et ma tean, et sa oled toonud näiteks seesama sakraalne tüüp või generaatori näite, et eladki hetkes ja väljendadki seda, mis parasjagu su teele satub ja versus see siis, mida teeb näiteks manifestor või projektor või keegi teine teisiti, et kas sa saad seda kuidagi niimoodi välja tuua? Ilmselt küll jaa, küll aga mulle sellisest eneseväljendusest, kui me räägime ehedast ma saan toimimisviisi välja tuua energiatüübiti, on ju. Noh, et kes kuidas toimib, noh, kes algatab, kes vastab elule, eks ju, kes ootab seda kutset, et see elus liikumise dünaamika, ma saan selles mõttes hästi sealt välja tuua, kes millega kõige loomulikumalt siia maailma panustab ka. Nüüd, kui me räägime ehedast eneseväljendusest, siis seal mina räägiksin hea meelega avatusest, täidetusest, ehk siis läheksin juba pigem sinna keskuste poole peale, et kõri teemad ja otse loomulikult identiteedikeskus, südamekeskus. See on tegelikult hästi äge, et noh, ma nüüd jõudsin sellega siia ka, on ju, et ma olen tegelikult mänginud vist pool aastat peale viimast sihukest enesearmastuse teemalist Zoomi ideega, et ma tahaks kuidagi need killukesed kokku panna, tahaks kuidagi eraldi sel teemal rääkida. Et vaatame, äkki mul siis nüüd käis nüüd see plõks ka ära. Et avatus, täidetus, et kõrikeskuse täidetus, kõrikeskuse avatus, mis on sul kõriga ühendatud, mis väravad sul kõris on ju, ja kindlasti identiteedikeskus, südamekeskus, tegelikult isegi kogu see kompott avatuses, täidetuses, et kus me kipume ennast pidevalt võrdlema teistega, kus me tunneme, et me oleme kuidagi liiga palju, liiga lärmakad, liiga jutukad, liiga mis iganes, on ju, liiga jõulised, liiga vaiksed. Noh, saad aru, sa võid nagu samal ajal olla liiga vaikne, liiga paljuhäälne, liiga kärsitu, liiga, ma ei tea, mulle on kogu aeg ette heidetud seda, et mul võiks olla sihuke naiselikum hääl, et liiga siukse käreda häälega ja liiga jõulise eneseväljendusviisiga. Ja see on mulle omane selles mõttes, et noh, ma ei saa olla teistmoodi, kui ma olen, on ju. Et noh, näiteks sinu puhul, sinu avatuses on nagu amazing kingitus, et sa saad tegelikult, kui sa ise ei sunni ennast järjepidevasse mingisse raami, on ju, siis sa saad tegelikult igas keskkonnas hästi nagu loomulikult ja voolavalt väljendada hästi erinevalt, rääkida erinevate inimestega täiesti erinevas terminoloogias, täiesti erineva häälesageduse, hääletämbriga. Ma arvan, et sa oled märganud seda, on ju. Just, et kui sina ei ole see, kes läheb keskkonda nii-öelda nagu vestlust algatama, siis sa nagu suurepäraselt vastad ja räägid, ma ei tea, koduperenaistele sama asja koduperenaiste terminites, ma ei tea, mingitele biotehnoloogidele nende terminoloogias, astroloogidele nende terminoloogias, on ju. Et minuga on teistmoodi, mul on kõri defineeritud, minu jaoks on kõige loomulikum ikkagi väljendada omaenda teadmisi, on ju, ja minul on oma kindel viis, oma mingisugune kindel sõnavara, ma saan kasutada küll erinevaid süsteeme, erinevaid lähenemisi, erinevaid teadmisi, aga ikkagi valdavalt väljendan ma ennast nagu loogiliselt. Et isegi sihukest väga holistilist maailmavaadet väljendan mina ikkagi loogiliselt. Ja üldjoontes ikkagi mul on ka mingi oma kindel sihuke hääletämber, häälesagedus, kellele sobib, kellele ei sobi. Nüüd vaata ongi, et defineeritud kõriga näiteks, et ühtepidi see eneseväljendus peaks olema nagu tugevus, on ju. Aga meil on kõris kõige rohkem haavasid ja noh, mul reaalselt on ka mingid kironid ja lilitid ja muud asjad on ka kõris, on ju. Et ühtepidi on see nagu, peaks olema loomuomane tugevus, teistpidi on see, et kui sulle väiksest peale on ikkagi öeldud, et sa oled kuidagi liiga lärmakas või kuidagi väljendad ennast valesti, siis sa püüad pigem vait olla, et ma tean, et mina olen kindlasti väga palju vait olnud. Ma olen arvanud, et minu arvamus või minu hääl ei loe.
ja kes olen nagu mina, et mingitel teemadel üldse sõna võtta. Et kindlasti üks asi on see, et ma olen palju vait olnud, teine asi on see, et päris kindlasti pole ma väga teadlik olnud sellest, et milline jõud mu sõnadel on ja olen põhjustanud paljudele inimestele ka mingisuguste teravate väljaütlemistega kannatusi. Et mõlemat pidi, on ju. Aga noh, täidetuse põhiteema on see, et tuleb teha rahu sellega, et kõigile ei sobi see, mida sina teed ja kuidas sina seda teed. Et defineeritud kõrid tavaliselt ei ole sihuke kõige suurem laia tarbekaup, sellepärast et on oma kindel publik, oma kindel mingisugune inimgrupp, kes just tahavad seda infot või mida iganes sa jagad, teed lood, on ju. Et me kõrist rääkides ei räägi ainult rääkimisest, et me räägime igasugusest loomingulisest eneseväljendusest. Et kusagil on mingid inimesed, kellele nagu amazing, see, mis sa teed, on amazing, on ju, siis teised inimesed on siuksed, et nagu ükskõik kes peale tema. Et mina olen sellega kokku puutunud ja mul tundub, et ma vist viimastel aastatel hakkan sellega täiega juba rahu tegema, et ongi mingid inimesed, kellele lihtsalt ei sobi see viis, kuidas mina asju teen ja see on okei. Et ma võin ikkagi teha oma asju täpselt nii, nagu mina neid teen, sest et see on minu viis, mulle omane loomulik, on ju. Ja õnneks on väga palju teisi inimesi, kes teevad neid asju teistmoodi ja piltlikult öeldes siis nagu igalühel oma, on ju. Et meil on kõigil oma koht siin maailmas loomulikult sellistena, nagu me oleme. Ja identiteedikeskus on ju, kes ma olen või kas minu sihuke minapilt sõltub keskkonnast, enda mugandamine, pisendamine, kogu süda, kogu see eneseväärtustamise teema, et siit ma võiks nagu veel tuimalt mingi 3 tundi monoloogi lasta. Aga ja, ja ma tean, et me sinuga tegelikult ju tänu HD-le, on ju, oleme tuttavad. Et äkki sa ise jagad mõne sõnaga, et mis praktilist väärtust, mis kasu, mida oled sina saanud, kuidas on sind see aidanud? Mul on hea meel olnud sulle täna siin väga palju sõna anda, sest tundub, et Instagram ei taha ikkagi minuga väga head koostööd teha ja ma kajan seal, nii et ma püüan rääkida lühidalt ja konkreetselt, et HD on tegelikult andnud mulle sellise rahutunde võib-olla enda igapäevavalikutes ja ka eneseväljenduses. Et see on miski, mis on andnud endast selgema arusaama või kuidagi mõistmise, et sellepärast. Et see südame järgi või keha järgi otsustamine on saanud tänu sellele palju suurema hoo sisse või sellise terviklikkuse tunde andnud. Et sellepärast ma väga naudin seda teadmist ja neid uusi teadmisi ja mõistan ka teisi tänu sellele paremini ja neid takistusi, mis neil võib-olla teel on, ja nende sees. Aga kui südame või keha järgi elada, siis ma küsin, kuidas siis saab tegelikult südame järgi elada, sest siis on ju väga lihtne ka ennast väljendada. Täpselt nii, nagu sa oled ja mõtled ja tunned ja tahad. See mute nupuga mängimine on päris sihuke hea kohalolu harjutus. Sihuke tahaks nagu rääkima hakata, siis tuleb meelde, et oota, vajuta nuppu. Ma olen harjunud host ima Zoom'e, nii et ma räägin, on ju. See on hea küsimus, et kuidas siis elada südame hääle järgi. Mis siis, kui sa jätad ära kõik siis, kuid, need tingimused ja lood, et sellel ühel päeval siis, kui ma olen miljonär ja mul on lapsed suured ja ma olen, ma ei tea, mis iganes, tick the box'is on ju. Et mis siis, kui tõsta korraks kas või hetkeks, see on liiga julge on öelda, et tõsta nad päriselt kõrvale ja mine nüüd hüppa kaljuservalt alla ja siis sa tead, et sa lendad. Aga mis siis, kui tõsta kõrvale kõik siis, kuid ja kas või vähemalt lubada endal mängida selle ideega, et ma päriselt luban endal elada seda elu, mida ma elada tahan. Jätan kõrvale kõik need raamid, normid ja reeglid, mida meil on ühiskondlikult nii-öelda siis ette söödetud, on ju, mis on võimalik, mis ei ole võimalik, mis sinu jaoks on võimalik, on ju. Seesama värk, et mingisugune suur elu ja suured unistused ja siuksed nagu mingid äge elu on mingisugustele priviligeeritud inimestele, kellest sina üks ei ole. Et mida sa teeksid?
et see sihuke natuke avaramalt julgeda unistada ja võtta ära endalt need raamid, noh, kõik need siuksed nagu tinglikud siis-kuid. Teine asi on see, et tasub kohal olla oma elus, et ega me ikkagi oma pea tasandil, noh, süda teab, on ju, aga süda teab hetkes. Peas meil on väga palju neid igasuguseid unistusi ja lugusid, et tavaliselt pea tasandil me oskame ikkagi tahta seda, mida me oleme kusagil näinud või siis on mingisugune see kollektiivne unistus, mida noh, me hästi palju enda ümber näeme, on ju. Et, et noh, milline suhe on äge suhe, milline töö on äge töö ja ma arvan, et noh, sa tead ka, et väga paljud asjad sinu peas tundusid nii palju ägedamad, et vaata, kui mul on see, siis on noh, nii on ju, kui mul on see suhe ja kui mul on see kodu ja kui mul on noh, et kui ma tööalaselt teen ka seda, vot siis ma lõpuks ometi tunnen seda tunnet et fookus tundele, et tegelikult süda on tundepõhine, et mina olen endale näiteks, noh, sakraalne tüüp on ju, et mina olen endale väga palju meelde tuletanud seda, et aga tegelikult päriselt, kas minu jaoks on üldse mingit vahet, mida ma teen, kui tunne on õige. Et kas tegelikult päriselt on üldse mingi vahe, et millise või kellega ma koos olen, if it feels right. Minu monkey mind'il on nagu hästi palju, noh, tead neid, noh, raame ja struktuure, on ju. Peab olema nii ja peab olema naa ja vaata siis kui. Mul oli hiljaaegu üks jumala äge unenägu. Sõna otseses mõttes nägin unes, et ma töötasin lennujaama kohvikus, vaata see viimane, kus saab neid paniinisid ja värke, on ju. Ja siis ma serveerisin kaneelisaiakesi teele minejatele. Ma olin täiega õnnelik. Mul on mingid head soovid neile ja noh, ma ei tea, mingit kõrget lendu ja värki, on ju. Ma olin nii täiega õnnelik. Ja siis ma ärkasin hommikul üles, mõtlesin, et issand, et noh, nagu mitte ühegi sihukese normi või standardi järgi see töö ei oleks minu unistus, on ju. Noh, et teate mis? Töötan lennujaama kohvikus, serveerin saiakesi. Aga see tunne, et see tunne on ju tegelikult see, mis loeb. Et ma tean nii paljusid inimesi, kes on realiseerinud oma need mentaalsed unistused, on ju, neil on kõik asjad, mis pidid neid tegema õnnelikuks. Aga tunnet ei ole, on ju. Et keskenduda sellele tundele ja olla kohal oma elus. Et HD võtmes, noh, manifestoreid ei ole väga palju, sihuke 10 prossa kanti on ju. Et ülejäänud enamus inimkonnast, me oleme ikkagi siin selleks, et teha koostööd eluga, luua koos eluga, olla kohal ja märgata, mida elu päriselt meile ette toob. Et kui meil on see sihuke kindel plaan, on ju, ja me nagu üritame toore jõuga oma elu suruda vastu voolu voolama, on ju. Et jaa, meil ongi raske, me pingutamegi palju. Ma ei tea, kas sellest päriselt ikkagi medaleid antakse või mitte, seda võiks keegi öelda. Aga me ei märka seda, mida elu tegelikult meile kohale toob. Et väga võimalik, et elul on meile pakkuda nii palju enamat, nagu nii palju ägedamaid võimalusi. Ja siis meil on ainult need klapid ees, noh, mul on plaan, ma ei taha, see ei mahu minu story'sse või minu pildiraamatusse ära, on ju. Mul on teistsugune ettekujutlus. Et olla rohkem kohal oma elus, see avatus, noh, et täiega see avatus on nagu nii ülioluline. Et vaatan korra, kus ma päriselt olen, mis mu ümber toimub. Ja noh, siis seesama, see sihuke usalda oma sisemist kompassi. Et luba endal nüüd nagu päriselt ka valida see, mida sa päriselt tahad. Et ära tee seda sihukest, vaata seesama see poole maa ujumist, millest sa rääkisid, on ju. Et luba endal elada, ma olen endale palju meelde tuletanud, et life goes by with or without me, on ju. Et noh, ajaga on sama lugu. Et kui mitte praegu, siis millal veel? Ja seal on nagu suur erinevus, et mitte praegu, mitte selles võtmes, et mine ja nüüd rassi ja rapsi ja nagu elu eest püüa kohe, noh, panna juhtuma asju, mille aeg ei ole veel käes, aga et kui elu ikkagi toob su ristmikule, siis sinu vastutus on teha valik ja teha valik, mis on kooskõlas sinu endaga. Teha parim valik, et julgus teha enda jaoks parimaid valikuid, ka siis, kui need on täiesti ebaloogilised. Ja siis selles hetkes, kui sa oled kohal, on sul väga lihtne ka sedasama väljendada, eks, et enda seda loomulikku olekut, sest sa oled päriselt kontaktis iseendaga ja siis ei olegi mingeid norme. Meie ilusa Kajaga ülekanne hakkab vaikselt kokkupoole siin jooksma. Hakkame sinna teisele poole basseini otsa jõudma ja tegelikult
ma alustan järgmisel nädalal ühte ägedat teekonda Julgelt Ehe 3-kuuline mentorlus- ja koolitusprogramm, kus me kohtume iganädalaselt, igakuuselt ja teeme ka üks mentorlust ja just sellepärast, et julgeda päriselt ennast avada, ennast väljendada ja piirangutest lahti saada ja mõningaid tehnilisi nippe ka juurde. Ja Helena on meil ka üks külaline seal, et kui sind natukenegi see kõnetab, siis palun kirjuta mulle, mul on sulle tänase päeva puhul ka väike kingitus ehk sooduskood, nii et kirjuta mulle. Ja Helena, kas sa tahaksid jagada veel siia lõppu ühe hea mõtte selle kohta, millega siit teele minna, ehk siis mis oleks see esimene asi, mida julgelt välja öelda, võib-olla järgmisel hetkel, kas siis iseendale või kellelegi teisele? Mis oleks parim asi, mida välja öelda? Ma isegi arvan, et võib-olla parim asi ei ole midagi, mida minna kellelegi teisele öelda. Aga ma arvan, et peeglisse võiks küll vaadata ja midagi head võiks öelda sellele inimesele, kes sealt vastu vaatab, sellepärast et see inimene, kes sulle sealt peeglist vastu vaatab, on see keegi, kes on su tänasesse hetke toonud, kes on olnud sinu jaoks olemas, noh, nii heas kui halvas, on ju. Et see keegi, et selle kellegi, kes sealt peeglist vastu vaatab, suurimaks fänniks võiks kasvada. Et ma arvan, et kõige tähtsamad asjad on need asjad, mida me ütleme iseendale siis, kui keegi teine ei kuule. Et olgu need asjad head ja ilusad ja ma olen täiega seda meelt, et kui sa oled ikkagi heas kohas iseendaga ja sellises ennast armastavas kohas, siis ega sa nagu väga ei põhjusta kannatusi ka teistele. Tavaliselt me põhjustame kannatusi teistele või ütleme teistele halbu asju siis, kui meil on endal valus. Et minu võib-olla selline jah, parim soovitus või miski, mida ma endale ka hästi palju meelde tuletan, on see, et kuule, et mida sa iseendale ütled. Et milline on see suhe iseendaga ja kuidas saaksin mina kuidagi hoida või poputada või noh, öelda iseendale paremini. Ja kõik muu on siis juba sihuke loomulik tagajärg või sihuke kõrvalnähtus, et iseendaga hea olemine. Ja kuidas saada julgelt ehedaks? Kas sa oled märganud, et ma nagu olen mingi sisuliselt tund aega kogu aeg ise rääkinud? Kuidas niimoodi läks? Kuidas saada julgelt ehedaks? Lase ennast vabaks. Ja ma arvan, et seda peaks nagu tundma ja seda peaks nagu tunnetama ja päriselt tundma oma kehas. Et lase ennast vabaks, kasvõi nagu iseendaga üksi olles, et kätte saada seesama tunne, et mis siis, kui ei ole õiget ega valet. Et mis eristab täiskasvanuid lastest? Lapsed julgevad mängida, kaotavad ennast mängu ära, unustavad ennast ära, on ju, ja nad tunnevad rõõmu sellest. Noh, nüüd me tublide ja praktiliste reasonable täiskasvanutena oleme siuksed, et noh, õige ja vale ja normid ja reeglid ja kõik muu, on ju. Et võib-olla sihuke hea koht on lasta ennast rohkem vabaks, mida iganes see sinu jaoks tähendab. Aga loomulik on kerge. See õige on lihtne ja õige on kerge. Et kuidagimoodi, ma ei tea, miks ma päriselt sellest nagu viimasel ajal kuidagi palju rääkinud, ja meil ühiskondlikul tasandil hästi soositakse, et noh, et raske, noh, et pingutus ja kannatus, on ju. Et tegelikult õige tundub lihtne ja loomulik on kerge, on ju. Et jaa, ei tasu küsida endale kogu aeg ainult kerget elu, sellepärast et oma sisemist jõudu ja väge me ikkagi õpime tundma, noh, takistusi ületades, on ju. Aga takistuste ületamine ei pea olema kogu aeg kannatamine, kogu aeg sihuke raskus ja kramplik, on ju. Et lapsed ületavad ka takistusi, aga hoopis teise energiaga, on ju. Et lase ennast vabaks, luba endal vähemalt alustuseks, noh, vaata nüüd jälle oleneb, et kes kus kohas oma teekonnaga on ju. Aga et kasvõi vähemalt alguses lubada endal oma inimeste keskel. Ja siin on ka oluline on seesama toetav keskkond, et sellest ei saa tänapäeval enam kuidagi üle ega ümber, et vaenulikus keskkonnas ei ole võimalik
sa võid ellu jääda. Noh, see on niisugune lihtne näide loodusest, on ju. Et me võime kaktuse istutada küll siin Eesti kliimasse, aga parimal juhul ta jääb ellu. Et noh, ta ei saa, eks. Et sama lugu on meiega, et me ei ole selles mõttes õunapuud taga hoovis, on ju, et me saame oma juured sülle võtta ja minna enda jaoks sobivamasse keskkonda, et lase ennast vabaks oleks kindlasti see, mida ma tahaks kõlama jätta ja mis võiks kuidagi nagu taju tasandil kehast läbi käia. aitäh sulle selle mõtte eest, nii head ja Oota, sügavat oota, hinget ei tee ja ennast kokkuvõtet, vabaks lasta. sina pead ka head soovid kaasa andma. Selles, mis Mina annan ka sulle ka. ja mina tegelikult sinu jutust lähtuvalt tahakski öelda, et see toetav keskkond, see keha vabastamine, tugevdamine samal ajal ja seeläbi siis enda sügavustesse ja väärtusesse jõudmine on see, mis mind ka väga kõnetab ja mida ma väga oma tegemistes ka pakkuda soovin. Nii et sellest kantuna saab olema kindlasti ka see 3-kuuline programm, mis on täiesti uus ja väga äge ja väga toetav. Ja ma väga ootan sind sinna, on seal veel mõned kohad, saab olema väike hea grupp ja hoia meil silma peal nii Helenal kui minul, mida me teeme koos või mida me teeme eraldi. See kõik on kantud sellest samast südame häälest ja võimalikult ehedast ja loomulikust olekust. Ja minu soovitus on sulle siia see, et hinga sügavalt ja luba endale täna midagi väga-väga head ja vaata, kuidas see armastus enda vastu hakkab kasvama ja kuidas sa tahad ka siis teistele ennast väljendada, nendega kohtuda, seda elu nautida ja julgelt teisele poole basseini ujuda või võib-olla ka sealt kaljult alla hüpata, kust Helena alla hüpata ei tahtnud. aitäh sulle ilusa aja eest. Ma loodan, et sa siiski said täna mõne mõtte siit kaasa, isegi kui Instagram sai minu häält duubeldades täna siit ülekandest. Aga me näeme õige pea ja hoia ennast. aitäh sulle, Helena. Oota, ma mute isin ennast, mina tahan ka täiega aitäh öelda, et täiega aitäh sulle. Mulle tundub, et Instas võisid inimesed natuke unarusse jääda, sest et noh, Zoomi kaamera on ju. Et aga täiega aitäh. Aitäh, et sa olid, loodan, et sulle jäi midagi põnevat kõlama ja ilusat, mis päev meil täna on, teisipäev või? Ilusat teisipäeva sulle.